Tere õhtust kõigile, head Kadrioru elanikud ja loomulikult kõik Kadrioru sõbrad, keda on siin kindlasti ka. Tere tulemast Tallinna kesklinna valitsuse poolt korraldatud Poska tänava remonti tutvustavale kohtumisele. Minu nimi on Monika Haukanõmm ja olen kesklinna vanem. Täna on minuga siin teile selgitusi jagamas ja teie küsimustele vastamas minu vasakul käed siis minnes Reijo Pesiallik, kes on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja asetäitja. Tere! Siis edasi on osaühingust RTS Infraehitus, jällegi vaatan, et ma kindlasti õiges järjekorras ütleksin, Rein-Erik Kaar, kes on projektijuht ning tema kõrval istub Taavi Riives, kes on projektijuht. Ning loomulikult on meil siin saalis veel mõned abijõud, et kui on mõned küsimused, mis vajavad vastamist, siis ma loodan, et me saame teie küsimustele vastused. Tänane koosolek on meil planeeritud kuni 1,5 tundi, ehk siis 7:30, ning esimest korda on vähemalt meil selline kogemus, kus me teeme kohtumist kogukonnaga sellisel hübriidkoosoleku vormis. See tähendab seda, et meil on täna siin saalis üksjagu inimesi ning umbes 42 inimest jälgib tänast kohtumist ka Zoomi keskkonnas ja veebi vahendusel. Ning et see täna, ma teeksin mõned sellised selgitused, et kuidas me tänast koosolekut korraldame, et me jõuaksime tõesti 1,5 tunniga finišisse. Et me kõigepealt annan sõna tellija poole esindajale ning selle järgnevalt töövõtjale, kes annavad ülevaate kõigest sellest, mis on plaanis, kuidas hakkab välja nägema tööde ajagraafik, mis hakkab saama liikluskorraldusega, kuidas on lahendatud haljastusprobleemid, parkimisprobleemid ja nii edasi. Ilmselt neid küsimusi tuleb veel laiemalt. Ning need inimesed, kes on koha peal, saavad kõige lõpus, kui me oleme need ülevaate ära teinud ja on vaja küsida täiendavaid küsimusi, siis te saate koha pealt küsida. Aga ma kordan teie küsimuse üle, et ka need inimesed, kes on veebis, kuuleksid küsimust. Need inimesed aga, kes on veebis, neil on võimalus kirjutada oma küsimused meie veebikeskkonna chati. Ning need küsimused ma loen teile siin koha peal ette ja taas kord, et koha peal olevad inimesed kuuleksid, millisele küsimusele hakatakse vastust andma. Ja selle tõttu, et me oleme 2 keskkonnas, me ei saa teha päris sellist väga suurt arutelu või arvamuse nagu vahetamist, et muidu ma peaksin kogu teie, mis teie räägite siin saalis, teistpidi transleerima jällegi siia veebikeskkonda. Ja need küsimused, mida te soovite esitada, et mul on siis ka see palve, et neid võimalikke vastajaid on siin mitu, siis kindlasti küsimuse esitamise järgselt palun viidake ka sellele, kellelt te vastust ootate või mõnikord on ka küsimused, millele võivad vastata kõik. Ning ma arvan, et sellega vist on enamus selliseid tehnilisi küsimusi, ei ole, tuli meelde. Me täna ka salvestame selle meie kohtumise ning see läheb ülesse ja on järelvaadatav ka hiljem, kui mõned kohad teile võib-olla jäid segaseks või meelest läinud, ning see on järelvaadatav siis Kesklinna linnaosa valitsuse YouTube'i kanalilt. Selle info me kindlasti ka siis teile anname, kui see sinna üles saab ja loodetavasti see ei võta väga-väga kaua aega. Meil on tulnud juba ka mõned kirjalikud küsimused ette ning kui me jõuame küsimuste vooruni, siis ka need, kui need ei ole juba vastust leidnud, ma loen teile ette. Praegusel hetkel on meile tulnud küsimused 4 inimeselt. Aga
ma teengi siis, alustame meie kohtumist ning ma annaksin esimesena siis sõna Reijo Vesiallikule, kes siis teeb väikese sissejuhatuse just tellija poolt vaadatuna. Palun, Reijo. Aitäh. Tere veel kord. Oleme tõesti selle suure töö Poska tänava rekonstrueerimiseks ometigi ära lõpetanud ja oleme valmis asuma ehitustööde kallale. Meilt on aastate kaupa küsitud, millal on võimalik Poska tänavale teha normaalse laiusega kõnniteed ja jalgrattateed. Nüüd lõpuks ometi on see võimalus meil käes. Meil on selleks koostatud projekt, oleme sellele saanud ehitusloa ja oleme läbi viinud ehitustööde riigihanke. See tähendab, et me tahaksime Kadrioru asumis järjekordse tänava luua inimväärseks. Ja kindlasti ei pea kohalikud elanikud kartma, et sinna tekib mingi magistraal või läbisõidu tänav, et me seda liikluskorraldust liikluskiiruse osas ei muuda. Me loome sinna ka liiklust rahustava meetmena künniseid ja igal juhul anname kõikidele liiklejagruppidele võimaluse seda tänavat kasutada paremini, kui see on täna sellel tänavaruumil võimalik. Et ma loodan, et meil ehitaja, kes hakkab täpsemalt rääkima sellest, millistes ehitusetappides ta teie elu pisut segama hakkab, saab ikkagi olema teie poolt mõistmist leidev ja me proovime need tööd võimalikult kiirelt seal ühele poole saada. Sellise tänava puhul on meil seatudki sinna väga optimaalne tähtaeg, et me ei tee ülemäära kaua seda tööd ja ühe ehitusperioodiga me tahaksime need tööd valmis saada. See tähendab, et kui me nüüd alustame aasta alguses, siis me oktoobrikuus tahaksime need tööd ära lõpetada, nii et seda tööd on üsna palju, meil tuleb ette võtta kõik võrgud, nii sügavad kui kõrgemad võrgud, rajada sinna haljastust, kergliiklusteid ja seetõttu kindlasti igapäevaelus tuleb teil natukene seda ehitusmüra võib-olla või sellist hõngu oma igapäevatoimetustes taluda, aga see kõik on ainult sellepärast, et teil oleks tulevikus sellel tänaval veel mõnusam viibida. Ja sellepärast me nüüd koos töövõtjaga hakkamegi leidma esiteks neid ehitusetappe sellises järjekorras, et teid võimalikult vähe häirida, aga samas, et me saaksime ka tagada teile kodudele ligipääsud, leida võimaluse jäätmeveoks ja need tööd ikkagi niimoodi ära teha, et võib-olla te sügisel oletegi väga rahul selle tänavaga. Et põhimõtteliselt ma ütleks, et see tänav on olnud aastaid asumiseltsi elanike poolt sellise prioriteetide nimekirja esiotsas ja on oodatud kaua aega, et võiks saada see tänav korrastatud, nii et ma usun, et see tulemus saab nüüd meile kõigile olema väga hea. Et ma pikemalt võib-olla sellest sissejuhatusest ei lobisekski siin, räägiksime võib-olla detailidest, mida tegelikult mis meil ees ootab. Ja ma usun, et see on see osa, mis teid kõige rohkem huvitab, millal ja kuidas toimuvad ehitustööd ja kuidas ligipääsud on tagatud. Sest ajalugu ilmselt teame me kõik ühtemoodi. Aga aitäh! Aitäh Reiole ja siis töövõtja poolt hakkabki meile ülevaadet tegema Taavi Riives ning palun, Taavi. Aitäh. Väike siis kokkuvõtte projektist, et käesoleva projektiga siis rekonstrueeritakse Jaan Poska tänavat 750 meetri pikkuselt Vesivärava tänavast Narva maanteeni, pluss siis Vesivärava tänavat 80 meetri pikkuselt koos Kadrioru staadioni ees oleva parklaga ning Narva maanteed 200 meetri ulatuse pikkuselt ühelt poolt ehk siis Reidi tee poolt ning Narva maantee ja Reidi tee vahel siis pargis on kollektor. Rekonstrueeritakse suures osas tänava all paiknevaid erinevaid teenovõrke, välisvalgustust, rajatakse uus sademe- ja kanalisatsioon. Rekonstrueerimisega on planeeritud eraldiseisvate jalgrattateede ja jalgteede rajamine, tänavaruumi ümberkujundamine ning uus kõrghaljastus, parkimiskorralduse korrapäraseks muutmine ning liikluse rahustamine erinevate meetmetega. Nüüd põhilised tööde liigid, mis me seal tegema hakkame, on siis
olemasoleva kateldi freesimine, pärast seda teeküna väljakaevamine, erinevad trassitööd, siis nagu sademevee kollektori rajamine 4 meetri sügavusele, uus vesi, kanalisatsioon, gaasiturustik, tänavalustus, elekter ja side. Pärast seda katedite ehitus, treenkiht, kilustike alused, äärekivid, kivisillutised, asfalteerimine, haljastus, teekatte märgistus, uued pingid, uued puud, uued prügikastid. Nii, ja ütleme, et jaotunud oleme selle ehitustööd siin nagu 8 etapiks ajagraafikuliselt siis, et alustame enne neid etappe alustame tegelikult juba puude hoolduslõikuste ja üksikpuude eemaldamistega ning jaanuari alguses siis on plaanis esimese etapi ehitus sademevee kollektori paigaldamine siis Reidi teelt Narva maantee suunas, ehk siis läbi pargi. Teiseks etapiks on siis Narva maantee bussipeatus. Samal ajal alustame ka 8. etapiga, mis on siis, ütleme, siis teisel pool otsas, ehk siis Vesivärava tänaval. Ja ütleme, sisuliselt ehitame niimoodi, et tuleme mõlemalt poolt Poska tänavalt kokku, ehk siis, et ütleme, alates aprillist on meil siis nii-öelda mõlemalt poolt Poska tänavalt ehitustegevuses täies mahus. Liikluskorralduslikult ütleme, põhiline selline elanikele võib-olla kõige ebameeldiv on see, et teatud etappidel on vaja sõita siis koju nagu mitte tavapärast marsruuti, vaid siis ringi. Erinevate liikluskorraldusskeemidega me siis üritame tagada seda. Toon välja lihtsalt mõned üksikud huvitavamad muudatused, mis on plaanis, on näiteks Koidula tänava muudame 2-suunaliseks ajutiselt kindlasti. Kui Veisenbergi tänaval toimub ehitus, siis saab läbi Tormi tänava, mis muutub ka 2-suunaliseks tõenäoliseks siis selleks hetkeks. Et mis puudutab siis elanike parkimist sellel ajal, kui nagu tööde tegemine on nende kinnistu ees ja see masinaga siis sissepääs sinna koju ei ole võimalik, siis otsime ja on planeeritud siis lähedal asuv parkla, kuhu siis elanik saab ajutiselt parkida, kuniks siis tema maja ette valmib mingi katend, kust kaudu saab siis nii-öelda koju sõita. Minu poolt kõik praegu. No, võib-olla sa tood välja selle, kuidas moodi jäätmevedu saab toimuda, et praegu me rääksime ainult koju jõudmisest, aga jäätmevedajad kindlasti soovivad ka infot, kas mingil hetkel tuleb neile teatada, et nad sõidavad ühelt või teiselt poolt või tuleb neil kogu ehitusperioodi just keskelt läheneda või? Eks me kindlasti suhtleme eraldi jäätmevedajatega nagu üle ja ka kohalike elanikega ja kindlasti mingil ajal me peame aitama nagu need prügikastid ise jäätmevedajale ette lükata, sest selles projektis on päris palju nagu trasside ehitustöid, mis on maa-alused tööd, kus ei ole võimalik ajutist nagu liigipääsu tagada. No, ma tahtsingi siia jõuda, et tegelikult kui kellegil on siin kinnistuomanikest jäätmekonteinerid kinnistu peal ja tavapäraselt siis jäätmeveok käis ja
ja tassis nad ise tänavale ja tühjendas, et olge head, saage nad nii palju kui võimalik oma värava juurde, et töövõtja saaks siis sealt neid toimetada sellise koha peale, kus jäätmeveoks saab nad ühe korraga peale võtta, et te ei pea neid ise tassima nüüd selle punktini, aga et töövõtjal oleks võimalik need saada teie kinnistult kätte. Kindlasti on olemas kinnistutel lemmikloomi, valvekoeri, et töövõtja peaks siis hakkama seal tegelema probleemiga, et ta ei saa jäätmekonteinerit kätte. Igaks juhuks lihtsalt ma ütlen, et kui selliseid probleeme on, siis töövõtja võib jääda hätta konteineri kätte saamisega. Et igal juhul olge head, töövõtja võtab ühendust kindlasti kõikide ühistute ja kinnistu omanikega, täpsustab, kui teie kinnistut puudutab mingi piirang. Aga et kogu info oleks objekti juhil siis kogu aeg olemas. No nii, et esimene põgus sissejuhatus on tehtud ja võib-olla te annate siis hästi natuke veel ka ülevaate, et kui see tee saab valmis või tänav, Poska tänav õigemini, mitte tee, et mis seal siis olema hakkab, eks ju, et kuidas, kuhu tuleb jalgrattatee, kuhu tuleb jalakäijate tee, et see oleks ka hästi selge. Ma võib-olla selle koha pealt siis selle lahenduse räägiks siis ära, et tõepoolest täna, kui tulla mööda Vesivärava tänavat, siis Poska ristmikust on mööda Vesivärava tänavat parempoolsel küljel olemas eraldiseisev rattaühendus sellises laiuses, et sealt kaudu justkui saaks juba Kadrioru poole, aga mööda Poska tänavat täna ei õnnestu mugavalt liigelda. Et me viime rattatee kokku olemasoleva võrgustikuga just samal poolel ehk et Poska tänava parempoolsel küljel ja vasakpoolsele küljele jääb kõnnitee. Et selles küljes me eraldiseisvat rattateed ei raja ja niimoodi tullaksegi siis välja selle rattateega kuni Narva maanteeni. See tähendab, et meil tuleb laiendada olemasolevat teed sel parempoolsel küljel ja seetõttu ka töövõtja juhtis tähelepanu, et seal tuleb teostada mõned raietööd. Aga me sinna igal juhul saame istutada ka uusi puid. Sellega on projekti koostamisel arvestatud, et võrgud ei jääks ette ja siis saab olema hõlpsam liikuda Kadriorgu just sellel parempoolsel küljel. Seda enam, et kui nüüd jõuda juba Narva maanteele, siis samamoodi tuleb selleks, et Juurus Salka poole minna, olla ka parempoolsel teeküljel. Et teede võrgustiku mõttes on ta sellisena läbi mõeldud. Nüüd töövõtja ka juba vihjas, et projektis korrastatakse liikluskorraldust, et kui täna seal tänaval pargib mõne koha peal sõiduk sellises asukohas, kus ta tegelikult ei tohiks parkida, siis peale seda rekonstrueerimistööd, kuna me tõmbame sõidukite liikumisruumi kitsamaks, ei ole enam võimalik igal pool parkida, sest siis ta jääb juba tavaliiklus seal segama ja selleks on ette nähtud spetsiaalsed parkimiskohad ikkagi tänava ääres. Nii et see ruum, mille me ära võtame, on autode arvelt ja autod peavad liikuma teatud koridoris ja parkima ainult konkreetsetes kohtades. Et see igal juhul natuke distsiplineerib seal parkimist ja ma loodan, et seal on ikkagi arvestatud ka sellise piisava arvuga parkimiskohtade osas, et inimesed saavad oma parkimised ära toimetada. Kui me seda eskiisprojekti niimoodi projekteerimise faasis koos vaatasime, siis tundus, et see optimaalne arv oli saavutatud. Loodan, et on teil seina peal on sellest projektjoonisest ka ülevaade, nii et igal juhul saab olema sõidutee siis nihutatud ka vasakpoolsest hoone massiivist natuke eemale selle võrra, et me seda kõnniteed ikkagi laiendame, ta ei jää sellisesse laiusesse nagu täna. Ja me saame teisele poole piisava puhvri selleks, et sinna siis mahub ära rattatee haljastust ja hoonet ette jääb veel piisav ala. Nii et igal juhul see ruum oluliselt muutub ja annab liikumisvõimalustele sellise palju parema efektiivsuse. Ja loomulikult ristmikud saavad olema tõstetud, lisaks veel paigaldatud liiklust rahustavad künnised. Nii et me loodame igal juhul, et selle tänava piirkiirus, mis sinna kehtestatud on, tagab selle, et seal ka autojuhid sellest kinni peavad ja ei teki sellist läbisõidumagistraali tunnet. Et see on igal juhul meie soov jätta selliseks mõnusaks keskkonnaks see tänav, mitte
mitte siis soodustada pigem seda autode liikumist, sest teada on, et kui täna seda tänavat kasutatakse natukene nagu mööda sõiduteena, et tulla siis Sigupilli poolt ja jõuda Narva maanteele, et see on hästi mugav ja ta on hästi lai, siis nüüd me natukene seda kanalit siis nii-öelda koomale tõmmates loodame, et see läbiv liiklus sealt jääb ka väiksemaks, sest teda ei ole nii mugav enam läbida. Aga see on selline olulisem muutus ja nagu töövõtja ka ütles, siis tegelikult ongi kõik võrgud sellel tänaval. On Elektrilevi ise eraldiseisva projekti alusel tegemas ümber oma võrguehitustöid ja teised tehnuvõrgud on siis meie töövõtja poolt korraldatud, kus võrgu valdajad siis on kaasfinantseerijana või siis on päris linnakuluga ehitatanud. Nii et eesmärk on igal juhul selline, et sellel tänaval ei peaks tulema enam lähitulevikus kaevamistöid, võrguühendused saavad uuendatud, nii et see tänav peaks jääma siis pikemaks ajaks just sellisena kasutatavaks. Sest muidu on selliseid juhtumeid esinenud, kus kui kõike võrke ei ole ette võetud, siis mingi võrguvaldaja avastab kas järgmisel või ülejärgmisel aastal, et no nüüd on temal vaja kaevama minna sellele tänavale. Et seda on nüüd proovitud vältida. Aga see oleks võib-olla selline kiire ülevaade, et kindlasti kui kellelgi on veel mingi spetsiifilisem küsimus, siis saame sellele võib-olla detailsemalt vastata. Et ma lihtsalt tuletan veel meelde, et selle projektiga, mis seal hakkab olema täpselt, kuidas on lahendused rattateele, jalakäijate teele ja nii edasi, siis see projekt on teile kättesaadav ka tallinn.ee kesklinna kodulehekülje peal, et see viide oli olemas ka kirjas, mis teile sai saadetud, et see võimaldab teil kodus seda siis natukene veel lähemalt uurida, sest täna võib-olla siit tõesti ekraani pealt on nagu keeruline nii kiiresti hoomata, mis seal täpselt on. Aga me läheks siis kohe küsimuste juurde ja alustaks siis nendest inimestest, kes on siin täna saalis ja ootame siis ka juba küsimusi nendelt inimestelt, kes vaatavad meid oma kodudest, kirjutage meile siis chatti. Nii, aga esimene küsimus tuleb. Tere, mina olen Kadi Keskküla, Kadriolu selts staažikast maalik. Esimene küsimus on Riio Vesiallikule, et meenutame, et tegelikult meil täpselt samasuguses situatsioonis oleme juba 2 aastat tagasi olnud Poska tänaval, kui Vladimir Svet, tolleaegne kesklinna vanem, seda projekti tutvustas. Vahepeal on olnud ka kirjavahetust ja linnavõrelt on olnud vastused, siis praegu 2020 algusest tuleb pidanud see ehitus algama. Küsimus, mis juhtus ja kas see projekt, mis praegu on, kas see millegi poolest nagu erineb sellest, mida me siis 2 aastat tagasi Poskalajas, millega me tutvusime? Nii, aga enne kui Reijo hakkab vastama, ma ütlen selle küsimuse ka meie veebikuulajatele, et küsimus seisnes selles, et esialgsete plaanide kohaselt pidi Poska tänav minema rekonstrueerimisele juba käesoleva aasta alguses ja küsimus oli, et mis vahepeal on juhtunud ja kas võrreldes selle esialgse plaaniga, mida tutvustati eskiisprojekti, varasemalt on toimunud muudatusi. Aitäh küsimuse eest. Ei, lahendus ei muutunud. Ainukene probleem oli see, et nende tehnuvõrkudega tegelemine võttis eeldatavalt rohkem aega. Ja me lihtsalt ei jõudnud seda projekti nii kiiresti kokku saada. Nagu ma ütlesin, me pidime tegelema kõikide võrkudega ja neid sinna kitsasse tänavaruumi ära mahutama. Selle tõttu on lihtsalt viibinud ehitamisega alustamine. Projektlahendus on sama. Nii, järgmine küsimus, palun. Ja, härra. Küsimus, kas vahepeal katkeb ka trammiliiklus? Jah, vahepeal katkeb ka trammiliiklus. Ma töövõtja vastusele lisan, et seda nüüd tõepoolest töövõtja on juba Transpordiametiga arutanud ja mingil ajahetkel seoses selle sügava kollektori ehitusega lihtsalt trammi ohutust ei ole võimalik tagada selle kaeviku serval. See ajaperiood ei ole väga pikk, aga tõenäoliselt tuleb leida alternatiivne liikumine sellele trammiliiklusele. Nii, järgmine küsimus, palun. Ja, mul on küsimus. Esimeses etapis hakatakse siis Kadrioru pargis sadeveekollektorit ehitama, et tegelikult oli ju just üles kaevatud seal, et mis seal juhtus, seda siis selles reidide ehitamise aeg seda ära ei tehtud, et seal on kõik haljastus, kõik on taastatud, et kui muiet aru sain.
nii, kordan siis küsimust. Küsimus oli sadevee kollektori ehitamises, et miks seda ei tehtud ära juba siis, kui oli Reidi tee ehitus. Aitäh, see on hea küsimus. Tegelikult ei puuduta see Reidide ehitust. Reidide ehituse käigus toodi välja sellelt töömaalt vajalikud sademevee kollektori otsad. Selleks, et me ei peaks Reidi teele enam kaevama minema. Ja need otsad algavad sellest samast pargialast ja tulevadki tõesti Poska tänavani. Ehk ma igaks juhuks ütlen, et ei tekiks eksiarvamust, ühe projektiga ei ole võimalik tervet Tallinna linna korda teha, nii et Reidi tee ei olnud võluvits, et kõike teha korda. Ja sellele projektile loodi lihtsalt võimalus tulevikus liita juurde täiendavaid rekonstrueerimise projekte. Nii et me igal juhul Reidi teed sellega säästame, seda üles ei kaeva, vajalikud otsad on toodud ja meil on vaja nüüd tulla sealt edasi järgmiseid tänavaid pidi. Ristisuunaliselt tuleme toruga läbi. Me ei kaeva kogu parki ülesse. Aga Reidi tee töömahud ei ulatanud nagunii sinnamaani. Mul on teine küsimus see, et ma elan ise Liivoja tänaval ja Poska tänavat kasutab meie asum täpselt koju juurmiseks, sest linnast tulles ei ole võimalik teisi tänavaid koju sõita. Mul on sellest kaks ettepanekut, et kas on võimalik bensiini tänav kahesuunaliseks teha, ehk siis Tuukri poolega. Kui ehitati siis Kiikri ja Piksilma asumad, siis Tuukri tänav tehti kahesuunaliseks. Tuli natuke imelik seal, aga praegu kõik ära veel sellega. Teine asi, siis linnalood tulles Narva maanteed ei tohi kella 3-st kella 8-ni teha vasakpööret. Selle võiks tegelikult siis ka lubada, sest kui elades Liivoja tänaval, mul ei ole võimalik teistmoodi koju saada, et tulla mööda Poska tänavat või siis hakata tegema tagasi pööret lauluväljast. Aitäh, et küsimus oli siis seotud sellega, et kuidas pääseda koju, mis asub Liivoja tänaval ja kaks võimalikku ettepanekut, et muuta bensiinitänav kahesuunaliseks ning lubada ka Narva maanteelt vasakpööret teha. Sinna jah, et selle jätsin täpsustamata, et seal on teatud kellaajad, millal võib vasakpööret teha. Täiustada võib ka seda bensiinitänava momenti, et seal on viimastel aegadel, kui sinna on nüüd see Piksilma rajoon tekkinud sagedamini juhtumid, kas inimesed eksivad teadmatusest või nad meelega sõidavadki vastassuunas. Mul on olnud kaks momenti, kus head kokku ei põrganda. Et täitsa jaa, et seal võib juhtuda tõesti seda lugu, et inimesed sõidavad vastassuunas lõpuks lihtsalt. Ühes inimesed olid lihtsalt eksinud, nad ei saanudki aru, et nad sõitsid vale vastassuunas. Nii, aga kes sellele küsimusele ostab vastata, Reijo või? Töövõtja äkki selles mõttes, et töövõtja nagunii peab koostama ajutised liiklusskeemid, need kooskõlastama Transpordiametiga ja kui need mõtted ei ole näiteks juba läbi käinud sellest arutelust, siis igal juhul saab need lauale võtta, aga võib-olla oskab töövõtja esindaja kohe öelda, et kas juba selline skeem on juba näiteks koostamisel. Sest ehitustööde ajaks tuleb nagunii liiklust ümber suunata. Ja täiesti loogiline on, et me vaatamegi üle, kuidas on kõige mugavam seda teha, samas tuleb tagada ülejäänud liiklejate ohutuseks. Aga töövõtja äkki on juba skeemi seda ei ole praegu nagu planeeritud, me võtame selle märkuse arvesse, ma ei oska hetkel öelda selle nagu poolt ja vastu argumente, aga me arvestame selle sooviga. Sest ka meil on kohustus need skeemid ja kogu see asi kooskõlastada Transpordiametiga, et sellel on nagu palju tahkusid. Ma ei saa seda lubada praegu, aga me kindlasti arutame seda varianti. Kas ma sain aru, et selle küsimuse mõte oli natuke ka see, et see võiks olla püsiv lahendus? Jaa, ma tahtsin just kommenteerida, et see võikski sellisena jääda, et see oleks loogiline areng kogu seda asumine arendamist. Et siis me saamegi seda võib-olla ka mõelda, et kui see tõesti arutatakse läbi ja see sellisel moel näiteks ehituse perioodil ka saadakse kooskõlastused, seda me võime võtta siis ju ka kui testperioodi. Sest kui tänava nagu üks eesmärk on ka seda liikluskoormust vähendada, siis Liivoja tänava on üldest vaja ja ma arvan, et suur osa nendest inimestest, kes kasutavad Poska tänavat vähemalt Peitsenbergist edasi või siis vesiväravast alates seda tänavat koju. Nii, jaa, et täitsa õige. Aga ma võtan vahepeale siis ka mõned küsimused, mis meil on veebistunud ja siis annan teile siit sõna. Et esimene küsimus on tulnud Elina Grünbergilt ja ta on palunud infot Elektrilevi valguskaabli paigaldamise kohta.
see on hea küsimus, ma nüüd ei ütle, et meil on just valguskaabel, aga Elektrilevi uuendab oma võrku ehk viies siis hooned üle uuele pingesüsteemile. Kas sinna paigaldatakse, aga ma loodan, et see on siis kiire interneti teemaline küsimus, internetikiirust suurendav kaabel. Hetkel ei ütle, sest seda tööd, mida Elektrilevi teeb ta enda tellitud projekti alusel, ta teeb seda lihtsalt meiega koos samal ajal. Aga kui seda saame üle vaadata Elektrilevi projektis, siis saame ka veenduda, kas seal on internetiühendust puudutavaid töid või mitte. Mulle praegu tundub, et pigem uuendatakse võrku ehk et tagada hoonete üleviimine uuele pingesüsteemile. Nii et seda me saame küll üle vaadata, aga mulle endale mingisugune teadmine kuklas ütleb, et see ei puuduta internetiühendust. Oma on umbes sama palju infot kui sina, et ma ei ole läbi käinud kuskilt nagu otseselt, et see oleks nagu kiire internetikaabel seal. Sest Elektrilevil lihtsalt on kohustus viia üle hooned uuele pingesüsteemile mingi ajaperioodi jooksul ja selle tõttu on Elektrilevi meiega koos töid teostamas, aga internetiühendus on eraldiseisev küsimus ja seda ta teeb vastavalt taotlustele, et kas sellest piirkonnast on laekunud piisavalt palju internetiga liitumise taotlusi, seda me saame Elektrilevi käest täpsustada loomulikult. Et see on ka üks vastus, mida me saame täiendavalt kas või meili teel või siis asumi kuskil Facebooki grupis või kuskil jagada. Et see lihtsalt ei ole meie tööga otseselt seotud, vaid neid töid teostatakse meiega samal ajal. Siis me võtame selle küsimuse täna siit kaasa ning anname teile siis vastuse, mis puudutab internetikaablit. Aga siis teine küsimus. Teine küsimus on liikluse korraldamisest remondi ajal vaid võib-olla laiemalt. Et siin on hea meel, et siin oli juba juttu sellest, et see Kadrioru on tõesti läbisõidu asumiks kujunenud ja nii ta tõesti on. Võib-olla toetuseks selle Liivaoja elanikele, aga Poska tänav tõepoolest ja Pirita pooleks. Ja nüüd on küsimus, kas linn on sellise helikopteriuga sellele Kadriorule peale vaadanud, kõik seda Gonsiori tänava muudatusi ja küll hetkel külmutatud linna peatänava ja reiditeoga seoses mingid plaanid, kuhu need inimesed, kuhu need autod siis tulevikus suunatakse, kes siiamaani kasutavad seda Poska tänavat läbisõiduna. Ma ei mõtle Liivaoja elanikud, aga tegelikult Pirita. Kuhu nad peaksid või mis radapidi nad peaksid sinna jõudma siis? Aitäh, et küsimus oli, et kas linn on vaadanud ka niinimetatud helikopteri vaates, et Poska tänavas ei oleks lihtsalt transiittänav ja need inimesed, kes praegusel hetkel kasutavad Poska tänavat Viimsisse, Piritale, igale poole mujale liikumiseks, et kus nad hakkaksid tulevikus siis liiklema, kui Poska tänav on renoveeritud? No, liiklejate liikumist on hinnanud tõepoolest Transpordiamet ja ma tean, et liiklusosakonna juhataja Talvo Rüütelmaa ongi tõepoolest käinud helikopteriga, lennanud linna kohal ja vaadanud, millised liiklusvood, millisest linnaosast või naabervaldadest liiguvad ja kust nad tulevad ja kuhu nad lähevad. Aga kuidas tulevikus ülejäänud tänavate liikluskorraldust muudetakse selliselt, et võib-olla elanikud valiksid teise marsruudi, seda peab küsima Transpordiameti käest. Meie ameti rõõmuks on see, et me saame välja ehitada seda, mida me oleme projekteerinud ühel konkreetsel tänaval. Ja Transpordiametiga koostöös seda liikluslahendust koostatakse. Kuna nende nägemuse järgi on see tänav just selline, nagu ta siin projekti peal meil on, siis ma eeldan, et nad on mõelnud ikkagi ka mõnda suuremat pilti, vaadanud, kuidas liiklejaid suunata, aga ei taha küll küsimust enda pealt maha lükata, aga liikluskorralduslikud küsimused on Transpordiameti pädevuses ja
aga võib-olla kui siin on ka üks küsimus tulnud meile Anneli Rannamehelt, kes on küsinud, et millal algab ja millal lõpeb Poska tänava remont, et see on ka natuke selle praegu esitatud küsimusega seotud, et kas septembris toimuv kirjandustänava festival saab toimuda. Et nii palju, kui mina olen nüüd siis teadlik ja aru saanud, siis tööde ettevalmistus algab detsembris, aga kopp läheb maasse järgmise aasta alguses. Ja meie plaanide kohaselt on tööd lõpetatud oktoobrikuuks, mis tähendab seda, et kui see on septembri teises pooles, siis suure tõenäosusega sellised, me loodame, et suuremad tööd on tehtud ja see kirjandusfestival saab toimuda. Aga ma siin muidugi annan nüüd kohe õigetele kommenteerijatele teatepulga üle. Võib-olla töövõtja ütleb siis kõigepealt, kuidas ta oma tööde kavandamisel on arvestanud ja siis ma aitan juurde kommenteerida. Et ma arvan, et see septembri teises pooles on nagu võimalik. Teine nädalavahetus. Paneme kohe kirja. Siis ma Aga otseselt sellega tänastes töödeplaanides ei ole arvestanud, aga saame selle üle vaadata. Ma võib-olla siis võimaluste piires. Ette rõõmustava uudisena, kui tööd püsivad graafikus, meil ei tule maa seest üllatavaid asjaolusid välja, siis praegu on töövõtja tegelikult juba arvestanud selle graafiku koostamisel, et asfalteerimine lõpeb 10. september. Aga ma igaks juhuks kohe 100% kindlust ei anna, me kindlasti arvestame sellega, aga selles lõigus on praegu ongi töövõtja graafiku järgi umbes samas ajagraafikus asfalteerimine ja kõik sõltub nüüd sellest, kas tuleb meil üllatusi. Reidi tee puhul meil näiteks tuli välja maa seest laskemoona ladu ja kui selliseid asju avastatakse, siis see ei ole kuidagi töö tegemist kiirendav. Igaks juhuks lihtsalt ütlen, et kuna selles piirkonnas võib olla ka erinevaid leidusid, siis ma ei taha ära sõnuda, et me mõne muistse leiu sealt leiame, aga võib ka olla võimalik. Nii, siis ma vahelduseks võtan veel ühe küsimuse siit ettesaadetute hulgast, et Anneli Rannamees, elan Wiedemanni tänaval, milline on liikluskorraldus ja kuidas tagatakse kohalikele elanikele juurdepääs oma kodudele isikliku sõiduvahendiga Poska tänava remondi ajal? Nii, palun. Töövõtja nüüd peab seda kommenteerima siis. Et kogu aeg ei tagatagi koduni sõiduvahendiga kodu ukse ette nagu ligipääsu. Et saate palun öelda korra uuesti, mis see asukoht oli täpselt? Wiedemanni tänav oli konkreetses küsimuses, aga see on ilmselt natuke ka laiem küsimus, mis puudutab kõiki elanikke, kes siiamaani pargivad oma autosid näiteks maja hoovides või ka mõningatel juhtudel tänaval. Eks Wiedemanni tänava ligipääs hakkab olema seni, kuni Poska tänav saab uuesti avatud Vesivärava tänava kaudu. Ja mingil ajahetkel, mis tegelikult venib nagu päris pikaks, sest maa-alused tööd võtavad päris üksjagu aega, saab olema kõigi majade ees ka see olukord Poska tänaval, kus ei pääsegi autoga maja ette. Ja kui inimesed ei pääse oma autodega maja ette, siis mis siis neile leitakse alternatiivne nagu parkimiskoht, selles osas linnaga koostöös käivad läbirääkimised nende parkimiskohtade leidmiseks seal lähikonnas. Hetkel ei julge veel 100% välja öelda, kuigi vist tegelikult tundub, et lahendus on leitud ja eks jala nagu pääseb ikka ligi, et me räägime mingites sadades meetrites jalutuskäigust, aga mitte sellest, et koju üldse ei pääse, eks ole. Ehk siis tuleb ajutine parkimiskoht, mis on Poska tänava elanikele, ma saan aru, tasuta parkimine, aga kus see täpselt on, et täna me ei julge veel öelda, sain ma niimoodi? Ma ikkagi täpsustan jah, et nendel elanikele, kellel on hoovid või asjad, et mitte nagu automaatselt kõigil Poska tänava elanikel just. Nii, aga siis üks küsimus sealt kaugelt ülevat. Ma jätkan seda Wiedemanni tänava juttu, seda ei ole mõelnud, et teiselt poolt ajutiselt see Feelmanni poolt lahti teha selleks ajaks. Seal on küll praegu mingi äärekivi, sinna annaks mingi ajutise lahenduse teha, aga selle peale Küsimus oli siis sellest, et teha ajutine lahendus ja Wiedemanni tänavast. Feelmanni tänavast, et teha teiselt poolt lahti.
seal üleval peaks olema vist keset tänavat ringpink ja autode liikumine ei ole sealt kaudu võimalik selle tõttu, et me ei tahaks päris, kuidas? Ja noh, jah, et seal on piisavalt palju selliseid kriitilisi asjaolusid, et pigem me prooviksime Vesivärava tänava poolt ikkagi nii palju kui saab. Nii, palun. Esimesed kommentaarid seda otsa, millest te just rääkisite, sealt sõidetakse praegu ka juba, kui sa käisid. Ma arvan, et ajutiselt vast see töötab, aga me räägime siin kogu aeg, et seda tänavat ehitatakse ühe eesmärgiga, et autostumist vähendada ja autode liikumist piirata ja natuke halvemaks teha. Ja kõik küsimused on autode kohta lihtsalt. Aga minu küsimus oli see jalgrattate ja jalakäijate tee kohta. Te ütlesite, et ühele poole tuleb jalakäijate tee, teisele poole jalgrattate tee. Rattateele tuleb eraldi koridor paremal pool küljes. Aga kas sinna poole, et kas jalakäijate raja peavad ikka mõlemale poole täiendada? Jaa, saad sa, palun, meil oli just oli ka projekti pilt oli ees. Seni, kuni kaarti ette pannakse, siis küsimus oli, et kas paremale poole tuleb rattatee ja kas ikka jalakäijate tee jääb mõlemale poole tänavat. Siin on nüüd pildil näha, et rattatee on eraldi koridoris, ühel pool teed kõnnitee ja teisel pool ääres kõnnitee. Loodan, et on selgelt arusaadav, seal sõidutee servas tõstetud tasapinnast, ta ei ole samal tasapinnal autoteega, on eraldi rattatee. Ja seal on ka jalakäijate tee. Sealpool küljes on ka jalakäijad, aga nad ei ole samas koridoris rattaga, ehk et jalakäijad on siin all, kõigepealt on siis hooned, siis väike roheline triip ja siis on kõnnitee, siis jälle roheala, siis on alles rattatee ja siis tuleb sõidutee. Et nad on ikkagi eraldatud üksteisest. Just, et siin võiks küll alguses jääda selline mulje, et ühel pool tuleb rattatee ja teisele poole teed jäävad siis jalakäijad. Aga ma võtan vahepeale siis siit ühe küsimuse jällegi veebist. Et Kaidi on kirjutanud küsimuse. Poska tänava Vesivärava poolses osas ei ole parkimiskohti. Kuidas on korraldatud tulevikus sõidukite peatumine sellel lõigul, näiteks prügivedu, operatiivsõidukid, taksode peatumine, pakikullerid, kaubaladustamine või laadimine ja nii edasi, ehk siis Poska tänava Vesivärava poolses otsas parkimine. Tegelikult toimib see tänagi samamoodi, et kinnistute sissesõidud jäävad alles, operatiivsõidukid ei vaja selleks mingit erilahendust, nad sõidavad sinna, kus neil on vaja. Prügiveok saab samamoodi peatuda sõiduteel ja tegelikult kui me räägime sellest, et me tahaks, et inimesed ei kasutaks seda ümberpõikamise või läbipõikamise teena, siis kui seal on ka jäätmeveok neil jalu sees, siis nad valivad teise marsruudi, nii et ma ei ütleks, et jäätmeveoki jaoks tuleb luua eraldiseisev ala. Ta saab sõita mööda sõiduteed, peatub iga kinnistu juures ja võtab oma jäätmekonteinerid peale. Et ma sain sellest vastusest siis aru, et selliseid ajutise peatumise kohti ei tule lisaks juurde Vesivärava poolses otsa. Tegelikult legaalseid kohti ei ole ka täna, lihtsalt see tänavakoridor on niivõrd lai, et seal võib tekitada erinevaid liiklusohtlikke olukordi, kui kuskil peatuda. Aitäh. Küsimus saalist. Aleksander Laane. Ma tuleks tagasi selle sademevee kollektori või sademevee probleemi üldse. Et esiteks, kus kohas see sademevee kollektor algab, kuidas ta kulgeb, on minu küsimus. Teine küsimus, kas keegi on mõelnud ka sademevee immutamise peale, mida üha rohkem maailmas kasutatakse, mille peale mõeldakse. Meil tahetakse kõik kiiresti torusse panna. Ma saan aru küll, et see on hästi mugav lahendus, aga ta ei ole lõpuni jätkusuutlik. Ja kolmas küsimus, kas see sademevesi kuidagi pidigi puhastatakse enne merre jõudmist? Konidest, mis iganes praahist, mis kanalisatsiooni paratamatult liikuma hakkab. Kas praegu see punkt siis rannas, kus need 2 toru on kokku tuldud, kas seal on mingisugused filtrid vahel? Kunagi oli sellest juttu, et sinna pannakse mingid filtreid. Ma ei ole kindel, et nad sinna pandi, et nad seal on. Aitäh, Aleksander. Oli siis 3 küsimust, et kust algab sademevee kollektor antud projekti mõttes. Teine küsimus, kas on kaalutud ka sademevee immutamist, mis on kaasaegne meetod. Ja kolmas,
kas sademevesi puhastatakse enne, kui see merre jõuab, kas on pandud filtrid ette? Nii, palun. Ma võib-olla selle esimese otsa vastan ise, et hakkab pihta siis Vesivärava tänavalt staadioni eest. Parklast. Sealt Parklast ja jookseb tegelikult läbi mööda Poska tänava ja kuni Narva maanteeni, mööda Narva maantee äärt ja siis läheb läbi parki Reiditeeni. Ja sadevee kollektor ei ole ette nähtud ainult nende tänavate jaoks, vaid tegemist on ühe linna nagu magistraalkollektoriga ja immutamist, kuna see vooluhulk on oluliselt suurem kui Poska tänava nagu vajadus, siis immutamist selle puhul nagu ei ole võimalik seal nagu teha. Aga kas seda kuidagi puhastatakse hiljem, sellele ma nagu... Ehk igas restkaevus on all see koti osa, kuhu sisse see mustus koguneb. Aga seal tõesti, nagu Aleksander viitas, merre väljalasu otsas ei ole filtrit. Seda ei ole sinna tegelikult ka algusest peale projekteeritud. Sellest oli tegelikult juttu, et see sinna projekteeritakse, see oli sellise kokkuleppe osa. Aga okei, et sellest kokkuleppest sõideti nagu nii hästi põhjalikult üle. Et kas lõppkokkuvõttes, kui see kõik see asi valmis on, kas asfaltipind või kaetud pind, kuhu vesi ei imbu ja kus midagi ei kasva, kas see laieneb kitseneb? Küsimus siis oli jätkuküsimusena, kas see kaetud pind, mis ei ole just muru või roheala, kas see kaetud pind on laiem või kitsam võrreldes praegusega? Igal juhul kitsam, sest ka projekti pealt on näha, me oleme teinud kõnniteed betoonkiviga, mitte asfaldist. Ja see ongi just selle eesmärgiga, et vähendada asfaltpinda. Nii kõnnitee eraldi sellest täna olemasolevas vasakpoolses küljes, kui ka siis uus parempoolne kõnnitee on betoonkiviga just selle eesmärgiga. Et seda vett ei peaks juhtima sealt asfaldit mööda resti kaudu kollektorisse. Et seda asfaltpinda me tahtsime vähendada. Aitäh, et järgmine küsimus siis veebist Aavo poolt, ja kas küsib sellise küsimuse, kas vahetatakse välja ka vee sulgemise kraan, mille kaudu tuleb vesi Poska 36A krundile. Viimase teeremondi käigus lõhuti see asfaldipaigaldaja poolt ära ning hetkel ei ole võimalik veeavarii korral vett tänavalt sulgeda. See on nii detailne küsimus, et iga kinnistu peakraanide väljavahetamist ei ütle. Me saame selle küll projektist üle vaadata, aga tõenäoliselt, kui seda kinnistuomanik ei taodelnud veeettevõtte käest projekti koostamise ajal, siis seda ei ole meil tööde mahtudes sees. Ega töövõtja ka ilmselt ei ütle peast kogu projekti ulatuses. Ei, peast ei oska nii detailselt vastata. Selles mõttes me teeme korda ja rajame need liitumisühendused, mis olid amortiseerunud ja mille osas kinnistumanikud ka soovi avaldasid, aga kui selle kohta meil info puudus, et mingi sõlm on kuskil katki, siis me ei osanud sellega arvestada. Kui loomulikult tööde käigus midagi ära laguneb ja see on töövõtja süül lagunenud, siis tuleb see töövõtjal korrastada. Kui see oli juba ennem amortiseerunud, siis on see ikkagi kinnistumaniku kulul tehtav töö. Aga ma peast ei ütle praegu, tõenäoliselt seda tuleb projektist vaadata, aga üldine tendents on, et niisama me lihtsalt kraane välja ei vaheta. See on kinnistu omanikule kuuluv liitumispunkt ja selle hea korra eest vastutab kinnistu omanik. Aga igal juhul me saame selle projektist muidugi üle vaadata, et see ei tähenda nüüd, et üldse ei tehta midagi korda. Nii, küsimus saalist. Aitäh. 2 küsimust. Viidemanni tänavale, millal on sissepääs piiratud elanikele
ja teine küsimus, mis huvitab ilmselt ka kõiki, et kas elanikud saavad täiendavat teavitust, kui läheb konkreetsete tänavalõikude sulgemiseks. Sellele siis vastab meie töövõtja. Töövõtja annab võib-olla jah info, aga ma teavituse osas ütlen ette ära, et igal juhul koostöös linnaosa valitsusega me teavitame kõikidest sellist häiringut või piirangut tekitavatest asjaoludest veel täiendavalt kogu selle ehitustöö jooksul. Et me igal juhul erinevate kanalite kaudu tahaksid infot anda, töövõtjal on kohustus panna kinnistutele kas värava külge või kus on võimalikult nähtavad kohad, see info, millal on kuskil ligipääsud piiratud. Erinevate meediakanalite kaudu anname infot, nii et teavitus igal juhul on kogu ehitustöö vältel. Ma loodan, et piisav, praegused kogemused linnaosa valitsusega on meil piisavalt head, et me teame, mida ja millal ja kuhu on vaja teavitada, aga töövõtja kindlasti saab nüüd kommenteerida seda, millisel ajaperioodil üldse Veedemanni tänaval liigelda ei saa. Ja, ma lisaks siia veel selle, kindlasti on nagu ka liikluskorraldusvahenditega on eelnevalt nagu, kuidas ma ütlen siis, märk ees, kui on mingi lõigu nagu sulgemine, et varasem teavitus on olemas, et siit tuleb nagu mingis perioodist enam läbi ei saa. Et külgnevate tänavatele kõigile ei pruugi tulla, otsapealsetele tuleb ilmselt, aga kõigile ei pruugi tulla, kuna kuulavad ka teised tänavad, siis ei pruugi tulla postkasti teavitust otseselt. Aga kindlasti avalike nagu kanalite ja siis liikluskorraldusmärkidega, infotahvlitega seda infot jagame. Mis ei tähenda, et küsida ei tohi informatsiooni. Igal juhul, kui on küsimus linnaosale või tellijale, tasub saata küsimus ja me saame vaadata üle, kas on piisav teave teile laekunud, anda teile võib-olla täiendavat infot. Et selles osas me oleme igati koostöö valmis ja tõesti võib-olla kõik ristuvad tänavad, kuna nad on ka üsnagi pikad siin mõne tänavalõigu osas, siis ei pruugi saada tõesti seda otsepostitust. Et kui on küsimusi, ärge häbenege saata, igal juhul saame informatsiooni juurde anda kogu ehitustööde aja. Aga põhimõtteliselt teine pool küsimusest oli siis ligipääs Viidemanni tänavale, et sõltub, kus poolt tulla, aga põhimõtteliselt läbi Voska tänava saab see olema häiritud kogu ehitusperioodi vältel, jah. Ma võtan vahepeale ja kohe annan ka teile, ühe võtame siis jälle veebist, et küsimus on, Aleksandr Stennikov on küsinud, ja mida ilmselt kõik Kadrioru elanikud ka teavad, et õhtuse tipptunni ajal on trammid tihti seisavad autode ummikus, autode järgi enne Poska ja Narva maantee valgusfoori. Et kas see jääb samaks või on seal tulemas mingit liikluskorralduslikke muudatusi? Projektlahenduse järgi sõidutee koridor selles lõigus jääb samaks. See, kas foorirežiimides on võimalik sisse viia muutusi, on küsimus Transpordiametile ja seda saavad Transpordiameti inimesed kindlasti hinnata. Nagu ma ütlesin, ikkagi eesmärk on juhtida sõidukeid kasutama teisi tänavaid. No kui ikkagi on soov jõuda kuskile Viimsi suunale või Piritale, siis on teisi alternatiivseid marsruute veel, kus saab kiiremini, kas või Laagna tee. Et ei pea tulema läbi Kadrioru asumi. Ja kui siin ongi need takistused, mida mainisime siin juba ennem, et on võib-olla jäätmeveok, kes peatub iga kord tee peale, ei tõmba kõrvale. Täna on muidugi mugav, täna on lai koridor, jäätmeveok sõidabki tee kõrvale ja kõik autod saavad kiiresti mööda. Aga tulevikus enam ei ole nii mugav ja võib-olla see paneb ka inimesed mõtlema, et ta ei taha enam siit tänavalt sõita läbi, eks ju. Et igal juhul liikluskorraldust Veitsenbergi ja Narva maantee vahel ei muudeta, see teekoridor jääb samaks. No võib-olla me tõmbame teda natuke kitsamaks, aga igal juhul jääb sinna samasugune sõiduradade arv ja kui on foorirežiimi muutusega võimalik seda olukorda parandada, siis seda saab Transpordiamet hinnata. Aitäh. Küsimus? Aitäh.
küsimus oli siis taaskord Wiedemanni tänavaga ja jäätmetranspordiga, jäätmeautodega, kes tagurdavad Wiedemanni tänavale, et kas nad saavad hakkama, kui tänava koridor läheb kitsamaks? Ja kindlasti, projekteerija on need kõik šablooniga läbi mängunud ja seda tänavat ei tõmmata nüüd nii kitsaks, et seal jäätmeveok ei saa manööverdada. Lihtsalt täna on see olukord, et jäätmeveok saab tõmmata korraks sõidurajalt kõrvale ja siis teha mugavalt seda manööverdust. Nüüd ta jääb keset sõidurada seisma ja siis sealt keerab sisse. See ainukene vahe. Aga pöörderaadiused on kõik üle arvutatud, nii et jäätmeveokid, kui inimene on teinud omale selle sõidukiga sõitmiseks juhiload, siis ta saab pööramisega hakkama. Aitäh. Küsimus Larissa Saitseva, Liidia Koidula 20A, asub munitsipaallasteaed. Kas tänav jääb remondi ajaks kahesuunaliseks, ehk siis Koidula tänav? Seda me vist ka alguses ütlesime, et Koidula tänav muudetakse selle ehitusprojekt või remondi perioodiks kahesuunaliseks. See läbi ale noogutati. Nii, saalist küsimust vahelduseks. Ei ole praegusel hetkel, siis ma võtan siit kohe järgmise küsimuse veebist. Svetlana Pikkala on küsinud, et roheline AS4 on garaažid 2 autole, asuvad Poska 26, Poska 28 vahel ja väljapääs garaažist on praegu 8 meetrit, millele anti luba juba 2007. aastal. Mille alusel on minu väljapääs uue projekti järgi kitsendatud 8 meetrilt 3 meetrini? Kinnistute sissesõidud on vastavalt linnatänavate standardile tõmmatud kõik ühe laiuseks, aga kui seal oli 8-meetrine sissesõit, siis see ei vasta täna ühelegi normile. Külgi nüüd võib-olla leiame projektijoonis ka kiiresti üles, et ma ei tunne nii täpselt Tallinna linna peast, et oskaks öelda, kuidas selle garaaži juurdepääs on. Aga töövõtja äkki saab meile joonise ette ja saame veenduda. Aga üldine lähenemine on, et kõikidele kinnistutele juurdepääsud peavad olema ühesugused. Kui seal on mingi põhjendatud asjaolu, et need garaaži uksed on 2 tükki kõrvuti, siis loomulikult me ei kitsenda seda sissesõitu niimoodi, et saab ainult ükshaaval sisse sõita, siis jääb ikkagi sissesõidu laiuseks 2 uksaava laius. Aga ma tõesti peab ütlema, et... Ma ei tea, kas see on see õige koht, aga see roheline AS4 kinnistu nagu väljapääsis on, sest et... Jah, roheline AS4 oli, jah. Et ikkagi, ma juba korra mainisin, et eesmärk on siiski panna sõidukijuhte ennast natukene ebamugavamalt tundma, et meil oleks ruumi teistele liiklejagruppidele. Ja meil ei ole seda mujalt võtta. Ja kui seal on ikkagi tagatud ohutu ja manööverdades saavutatav ligipääs, siis see on igal juhul tagatud. Aitäh, et ma korraks tulen veel, võtan ühe küsimuse veebist, et see on Aavo jätku küsimus ja see puudutas seda lõhutud kraani, et kellega siis ühendust täpsemalt võtta, et välja selgitada, kas lõhutud kraan vahetatakse välja, et küsimus oli ju siin selles, et see ei on tema enda poolt lõhutud, vaid ja kes teostab siis konkreetselt kanalisatsiooni ja veeühendusega seotud tööd? No kõige täpsema info annab veeettevõte, aga kui see on tõepoolest, ma küll ei julge muud rohkemat tööd sinna pakkuda, kui ikkagi selle sama kraaniga seotud tööde teostaja poolt lõhutud, siis pidi see töö olema tellitud kas kinnistumaniku poolt või veeettevõtte poolt. Et siin ei ole kellegi teise käest küsida, kui ise ei tea, siis peab teadma veeettevõte, kui ka nemad ei tea, siis on igal juhul mõistlik veeettevõttele selle kohta info anda. Tallinna Vesi on meil kaasfinantseerijana selle töö tellimise juures ja kui nad tänava avamise järel näevad, et seal on vajalik see kraan ära vahetada, siis tuleb kinnistumanikul Tallinna Veega kokku leppida, kuidas need kulud kaetakse. Aga üldiselt on ikkagi niimoodi, et kui selle kraani kallal on keegi tööd teinud, siis ei tee seda suvaline ettevõte, vaid kas kinnistumaniku tellimusel keegi või veeettevõtte tellimusel. Aitäh, küsimus saalist. Tahtsin öelda, et tegelikult see lõik, kus trammid ei pääse nii hästi läbi, see, mis on Veitsenbergis, siis Narva maanteel. Kui praegu kasutavad autod nii oma sõiduteed kui trammiteed, siis võiks ju kuidagi eraldada selle trammiteed niimoodi, et autod ei pääse sinna kohe. Ja alles siis, kui on see jõudmine Narva maantele, siis nad saavad teha selle parem pöörde. Ja ongi lihtsam. Õigemini siis on ummik võib-olla autodel suurem, aga tramm saab läbi. Küsimus oli siis trammi tee jätkuks, et kui muuta
liikluskorraldust nii, et autod ei pääseks koheselt trammiga samale rajale, vaid ainult tänava lõpus enne paremale pööramist Narva maanteele. Autode ummikud jah, ilmselt läheksid sellega muidugi pikemaks, mis tähendab seda, et nad veedavad ja tossutuvad muidugi natuke rohkem veel Kadriorus, aga vähemalt tramm oleks vähem aegummikus. Ja selles mõttes nõus, see on vajadusel reguleeritav täiendava liikluskorraldusvahendiga, tegelikult ju trammid ongi eraldatud sõidude eest nii või teisiti. Ja, aga see on liiklusjärelevalve küsimus, millega peab tegelema Politsei- ja Piirivalveamet. Seal ei ole trammide eraldatud. Seal on ju 2 aga vaatame, mis siin projekti järgi peaks olema sinna ikkagi äärekivi vahele paigaldatud äärekivi tuleb. Selles praegu nüüd projekti järgi. Tänane olukord on küll see, et ta on üks sile ala seal, eks ju. Mäletan õigesti, poisid, kui me seda projekti tegime, sellest on üsna üksjagu möödas. Tundusid seal olevat joonise peal küll. Ühesõnaga, see on lahendatav liikluskorraldusvahenditega, et keelata trammiteel sõidukite liiklemine ja seal otsast siis anda võimalus nendel tõesti üle põigata, aga selle me vaatame tõesti koos Transpordiametiga üle. Selle peab korra üle vaatama, me hetkel ei leia siit vastust, kas seal on äärekivi või ei ole, et see asendiplaan on liiga üldine. Jah, see ei sega seda ehitustööd, me selle saame ära teha, ainult nüüd ongi see, et kas me pärast paigaldame täiendava liikluskorraldusvahendi, mis siis seda keelab. See ei ole mingi suur kulu, mida me ei tahaks teha. Kaidi küsib veebis, mõistame, et alles jäävad kinnistute sissesõiduteed ja neil saab peatuda, kuid sellega pannakse kinni jalgrattatee ja kõnnitee, näiteks ootav takso 5 minutit. No siis on ainult see küsimus, et kas inimene siis, kui ta näeb, et takso on tulnud kohale, et ta ei jää siis oma väljatulemisega viivitama, et ta saaks võimalikult kiiresti, aga me tõesti ei näe ette ajutiste parkimiskohtade rajamist mitte kuskil Tallinnas. Ja tõepoolest olen ka ise näinud, taksod tõesti kipuvad natukene nahaalitsema ja sõidavad kinni teiste liiklejagruppide teid, aga noh, mis sa teed? Seda ei ole mitte kuskil, et rajada neid ajutisi ootekohti, siis need pargitakse kohe täis. Siis seda kohta nagunii ei ole. Nii, palun. Et ma annan selle kommentaariga kindlasti jälle veebis kuulajatele, et kommentaar oli selles, et kui panna tõesti Veitsenbergist kuni Narva maanteeni ainult üks sõidurada autodele, siis see läheb väga pikaks ja et oleks võimalik seda, ja Liivaoja tänavad inimesed ei saaks, siis pääseks üldse koju, et üks võimalus oleks keelustada siis parem pööre Narva maanteele. No selle projektiga sellist lahendust ei ole ette nähtud, aga mitte, et ma ütleks, et see ei ole võimalik, me käime selle Transpordiametiga läbi. Et olla kindel, et siit ei ole vaja seda parempööret tõesti tagada ja kui see on vähegi võimalik, siis see vajab Transpordiameti arvamust. Täienduseks ka, et kui alguses ütlesin siin, et see Oska renoveerimise eesmärk on vähem transiit, siis see Oska ja Narva maantristmikul keelata ära see parempööre sinna Viimsi poole on tegelikult üks tõhus vahend küll, sest siis ei saagi sealt, siis ei tuldagi sinna läbisõidu eesmärgiga. Tegelikult ise asi jah, kui palju see kuskil põhjustab midagi muud, kus kaudu nad lähevad, oli juba küsimus. No igal juhul vajab see teema laiemat arutelu Transpordiametiga, sellepärast, et nagu ma ütlesin, nad on käinud helikopteri peal lendamas ja vaatamas, kuidas liiklus liigub just tipptundide ajal, nii hommikul kui õhtul. Ja kui see mingisugune visioon on neil olemas, siis nad oskavad ka kohe hinnata, mida võib teha ja kuidas saab teha. Veebist küsimus, Kadri Sepp. Kas on mõeldud, kuidas tagada betoonkivide vastupidavus püsimine? Vesivärava niinimetatud 5 tänava rist on ilus, aga kivid vajuvad juba paar aastat pärast remonti, ehk siis materjalide küsimus.
Pigem arvan, et sinna teekattele on sõitnud sellise massiga sõiduk, mis ei peaks sinna peale minema. Ikkagi need alused ehitatakse nii tugevad, et nad peavad kestma lubatud piirväärtusega sõidukite liiklemist. Aga igal juhul on meie enda ameti ülesanne see, et kui on garantiiperiood lõppenud, mille jooksul meil ei ole töövõtja käest võimalik nõuda korrastamistöid, siis peame me seda tööd ise tegema ja paratamatult selliseid asju võib ka ette tulla. Lihtsalt me peamegi siis arvestama sellega, et need tööd saaks õigel ajal tehtud. Nii, aitäh. Aga enamasti kipuvad ikkagi sellised vajumised tulema siis, kui on kas tehnovõrgu rike maa sees või on mingisuguse üle lubatud piirmäära teljekoormusega sõiduk sattunud valesse kohta. Aitäh, et siin keskel oli küsimus. Ma hakkasin mõtlema selle peale, et tahtus või vantide jalgrattateed kinni, et kas see tohiks üldse olla võimalik. Juhtub tihti aga samad No rattatee on sõidutee kõrval kohe, et kui ta teeb nüüd väikese jõnksu ja pöörab nii-öelda siis kinnistu sissesõiduteele, siis esimene, mis teile ette jääb, ongi rattatee, mis on paralleelne sõiduteega. Tõlgid see küsimus igaks? Jaa, küsimus oli, et kas rattatee ja autosõidutee vahele tulevad mingid takistused, et vältida seda, et autod peatuksid siis, ma ei tea, osaliselt rattateele? Jah, me tegelikult selle projektiga praegu seda ette näinud ei ole, aga kui see probleem hakkab esinema, siis kindlasti tuleb midagi välja mõelda. Loomulikult peab jääma sinna piisav ruum ratturitele liiklemiseks ja selle tee hooldamiseks, aga ma loodan, et siiski inimesed on mõistlikud ja ei hakka parkima rattateedel. Aga kui probleemid esinevad, siis tuleb meil midagi välja mõelda. Küsimus veebist. Lauri Kaarel, Meri. Poska 40. Vihmaga tekib Poska ja Veitsenbergi ristmikule suur veelomp. Jalgsi kuiva jalaga ristmiku ületamine võimatu. Kas sellele probleemile on ka tähelepanu pööratud ja on lootust, et tulevikus sinna veelompi ei teki? Vastus on konkreetne ja lühike, jah. Nii, proua siit eest. Oli nii palju juba väga asjalikud küsimused. Mina küsin niisugune lõbus küsimus. Ega te ei unusta kindlasti panna seda lamavat politseinikut, mis on praegu Koidula ja Poska tänaval. Ta on väga oluline, siis nii palju lastevanemad vankritega lähevad üle hommikul päeval. Nii et see on väga, väga oluline. Pange ikka tähelepanu ja tooge teda tagasi kindlasti, kui te lammutate. Küsimus on siis lamavatest politseinikest ja et need on praegust väga olulised, näiteks Poska ja oli vist Koidu tänava ristis, et Koidula tänava ristis, et see tuleks ka sinna pärast tagasi. Ja nagu ma aru saan, siis alguses ka veeldi, et need ristmikud on tõstetud. Ja 2 täiendavat sellist künnist on ka veel eraldi seisvana. Et kuhu need täiendavad künnised lisaks ristmikele siis on planeeritud? Alates Vesivärava tänavast tulles on, et 2 asukohta nüüd võib-olla töövõtjal just jooksis joonis eest läbi. Üks jooksis just eest läbi, eks ole, praegu siit on... See on nüüd natukene enne Koidula tänavat, aga kuskil on üks veel. Ja samamoodi Koidula tänava ristmik on ise tõstetud, nii et... Nii, tagant. Korra saate näidata seda Mantli ja Korstna, see on mida Poska... See on Kööleri tupik. Ja seda Kööleri tupik on, seal on nüüd see kõik või see ülekäigurada, eks ju, planeeritud sinna või? Küsimus, kas Mantli ja Korstna restorani juures on planeeritud ülekäik? Sealt, kust inimesed tulevad Kööleri tänavalt jala, tahavad minna rohelisse aasa, et jah, see on see servituudi küsimus, eks ju. Ja seal on ka tõstetud see äär või see... See on tõstetud, jah, tee tasapinna see, et jalgrattur on siis üleval poole ja jalakäija. Auto peab sõitma üle künnise. Aga need 2 sissesõiduteed, mis on tehtud sinna, siis võt see sama, jah, kus noor. See on alajaama teeninduseks. Alajaama teenindus alajaama teed. See, mis on see vastu Poska 20
see saab olla kinnistu sissesõit, siin ei ole nüüd hooneid peal aga siin niisama ei ole ristisuunalisi teid tehtud, need on ikkagi kõik kinnistute sissesõidud või siis see sama alajaam, mida on ka väeteenindada. Kuna siin ei ole nüüd tegelikku lahendust peal, on sul sellist joonist, kust näeks ka maja või saama aerofotolt vaadata? Ma arvan, et see on ikkagi nähtud ette, ei ole ise projekti autor, aga see tundub olevat perspektiivne sissesõit. Aga selles mõttes, et kui arhitektuuriline lahendus saab hoopis teine olema, siis on see... Ei, meie projekti koostamisel võeti arvesse kõik koostamisel või koostatud detailplaneeringud ja ehitusprojektid. Ja nende järgi me tegime sissesõidud, et mitte midagi ei tekitatud niisama. Et see peab olema seotud ikkagi siis kas selle kinnistu peal toimuva ehitustööga või on detailplaneering menetluses, kus on ette nähtud nihutada seda sissesõitu. Et see ei ole ikka niisama tehtud. Nii. Meie ei ole, me oleme nagu naabrid sellest 20-st, et me kogu aeg ootame seda projekti, mis siis sinna meie kõrvale tekib, et kui sissesõidud ei ole, Okei, seda me saame muidugi ka ehitustööde käigus veel siis üle vaadata, et kui seal näiteks ongi selline olukord, et detailplaneeringut alles menetletakse ja võib-olla mõni aasta läheb aega ja veel ei realiseerita, siis me ei pea ka kõike välja ehitama. Selleks, et mitte tekitada rumalat juurdepääsuteed, mis kuhugi ei vii. See on ka loomulik. Ja me selliseid asju oleme ehitustööde käigus ka muutnud. Et igal juhul, ma ütlen, see on elav protsess, kogu see ehitustööde käik on ikkagi koostöös teiega ja kui me näeme, et seal on midagi mõistlikumaks võimalik teha, siis me seda ka teeme. Nii, et üks küsimus, mis on ette saadetud, on Raivo Videvik, ta tunneb ka parkimise vastu huvi, et meil on oluline, et kogu ehituse ajal oleks tagatud ligipääs Poska 31/1 hoone all asuvasse maa-alusesse parklasse, seal asuvad siis mitmete majade elanike autod. On esimene pool ja teine pool, kas maa-aluse parkla sissesõidu ette planeeritud kollane parkimiskeeluala on piisavalt lai ja mugav, et tagada sisse- ja väljasõit. Ehk siis Poska 31. See peab olema esivärava poolt tulles vist see esimene pikk sirg. Tegelikult... Ilmselgelt muidugi kelleltki ju sissepääsu ära ei võeta. Ikkagi paraku... Kõik Poska tänavalt tulevad sissepääsud lähevad mingiks ajaperioodiks kinni. Paratamatult on ju, et see on nagu... 100% terve ehitustööde aja ei saa sisse sõita, eks ju, aga siis selle jaoks me otsimegi võimalust, et oleks alternatiivne parkimine lähikonnas olemas. Ei pea siis maa-alusesse parklasse saama. Aga tehnovõrkude ehitus käib ikkagi nii mitu meetrit sügaval, et seal ei ole lihtsalt ohutu sõita. Võib proovida, aga väga suur risk on, et sealt võib hoopiski kaevikusse sisse kukkuda ja siis on kahjud suuremad. Nii, kas töövõtja tahab midagi kommenteerida veel lisaks sellele? Küsimus oli, et kas kogu ehituse ajal on tagatud ligipääs, siis vastus on, et ei ole kogu ehituse ajaks tagatud ligipääs ja tuleb kasutada siis alternatiivset parklat, mis antakse elanikele teada. Just. Nii, saalist küsimus, tagantreast. Selle parkla kohta on teil juba ettekujutus, kus see on või on teil mingid läbirääkimised või... Nagu eelnevalt... Paanika tõlgib korra. Küsimus oli siis sellest, et kas on juba läbirääkimised konkreetsete parklate, võimalike parkimiskohtadega olemas, kas on juba teada, kuhu see tuleb? Lõplikult teada ei ole, läbirääkimised käivad, aga igaks juhuks ei julge veel lõplikult välja öelda. Aga mida me saame öelda tõesti on see, et see ei saa olla kilomeetrite kaugusel, vaid peab jääma ikkagi, nagu siin alguses ka rõhutati, mõnesaja meetri raadiusesse, et eks te ise võite ju ka natuke juba aimata, mis teil seal ümberkaudsetes aladel on. Nii, palun. Ma igaks juhuks tuletan meelde, et see Poska tänava, aga ka see parkla, mis on Koidula ja Kööleri vahel, et need on elamumaal ise tegelikult eraparklad tekkinud elamumaale. Kui nüüd läbi linna te suunate teostajad siis alternatiivina parklama sinna, siis need on nagu olnud teemad, millega tegelikult kohalikud on nagu väga võidelnud ja aastaid tegelikult on jäänud siin nagu jõuetuks, et elamumaa kasutatakse ärimaana ja neid nägime ise, mis on nagu toimub. Lihtsalt väike kommentaar. Vahepealne kommentaar siis, et tegelikult on Kadriorus terve rida isetekkelisi parklaid, mis tegelikult on elamumaa, aga kasutatakse ärimaana
ja nendega tõesti on tõsiseid muresid, et kindlasti selliseid parklaid meie ei paku ajutise lahendusena. Eesmärk ei olegi, et me neid prooviks siis uuesti nagu kuidagi seadustada või et töövõtjad suunata sinna poole mõtlema, see ei ole meie eesmärk. Nii, üks täna veel sõnum või küsimus siis veebist, et Kaidi küsib Poska tänava alguse parkimisest veel kord. Näiteks Vesivärava tänav, Veelmanni ja Narva maantee vahelisel osal, kus ei ole parkimiskohti. Hakati peatuma kõnniteel või jalgrattateel. Selline peatumine toimub igapäevaselt. Sama hakkab siis toimuma ka Poska tänava alguses, seda lihtsalt teile teadmiseks. Millise tänava lõik veel oli? Siin on räägitud, seesama alguses oli Vesivärava poolt lähenedes Poska tänavale, oli küsimus, et kas sinna tulevad sellised ajutised parkimiskohad ja nüüd siis lihtsalt täiendatakse, et tegelikult on olemas näited, kus hakatakse nahaalselt parkima jalgrattateel või kõnniteel. Siin me saame kasutada munitsipaalpolitsei abi ja kindlasti seda me ei soosi, aga kas see oli ikkagi kindlasti Vesivärava tänava ristmikust alates see esimene lõik, jah? Poska tänava alguse parkimisest veel, näiteks Vesivärava tänava, Veelmanni ja Narva maantee vahelises osas, kus ei ole parkimiskohti. No kindlasti on inimesed leidlikud ja igaüks proovib ikkagi kuskile parkida, aga nagu ma ütlesin, siis me peame leidma võimalused, et seda takistada või siis neid kuidagi teistmoodi korrale kutsuda. Et alati on füüsiline takistus on kõige parem takistus. Et selles mõttes, et niisugused graniidist postid, sobituvad sinna uue tänava kujundusega kokku ja kuhu neid saab panna, et mida rohkem selliseid asju on, siis oma autoga ikka ei lähe sinna kiviposti otsa. Kommentaar siis oli vahepeal, et kõige parem takistus on füüsiline takistus, et mis on ka tegelikult ju tõsi. Aga siin on... Ma lihtsalt kommenteerin, et jah, loomulikult me peame ka arvestama, et neid tänavaid on vaja puhastada, et talveperioodil ei tekiks lumevalli hoopiski näiteks rattateele, eks ju, et me paneme füüsilise takistuse ette parkijate tõkestamiseks, siis me tõkestame ka puhastussõidukit. Et see tuleb kõik läbi mõelda, et mitte, et ma ei ütle, et me kohe ei kasuta, aga need peavad olema intelligentsed lahendused. Mariette Nõmm küsib, et kas Poska tänava lõigule, kus tramm liigub, kergliiklusteed ei ole planeeritud. Miks? Minu arvates on ikka planeeritud, võtame korraks selle koha ette, et see lõik siis, mis on ta on jagatud ruum, selles mõttes võib-olla tõesti tekitab natukene segadust, see on see koht, mis on tänaval kõige kitsam ja siin ei ole võimalik sellist laia rattateed projekteerida ja ehitada, nagu on eelpoolses lõigus, aga rattad on ikkagi siin paremal pool küljes ühesuunalisena ja teisel pool küljes siis suunaga Veitsenbergi poole. Kahjuks siin katsetasime projekteerimise ajal erinevaid lahendusi. Ja kõige suuremaks takistuseks said trammiliini kandemastid. Selleks, et saada võimalikult õhukesed ja linnaruumi oma räigusega mitte häirivad, siis neid ei saa paigultada täiesti siis ühele või teisele poole teeserva niimoodi, et ta saaks kandeliini masti siis sinna külge riputada. See tähendab, et täna on nad täiesti teeservas ja kui me nende asukohta nihutame, tuleb füüsikaseadust vastu me ei saa, eks ju, tuleb need mastid ajada jämedamaks, üle tee minevad osad veel omakorda jämedaks ja see hakkas risustama linnaruumi ja me leidsime arhitektidega koos, et me saame selle jagatud ruumiga siin niimoodi hakkama, et ratturid saavad sõita, jalakäijad saavad liikuda ja linnaruumi ei tule selliseid jämedaid, massiivseid, koledaid halle masti. Sest need trammiliini mastid, mis on sellised hästi jämedad, need eritellimusel tellitavad esiteks, kui need ühel hetkel mingi liiklusõnnetuse tagajärjel saavad kannatada, siis selle tarneaeg on nii pikk, et sellel ajal näiteks tramm ei sõida ja me oleme hoopiski teistpidi hädas, et see tänav lihtsalt ei ole kasutatav. Ja see oligi mitme kompromissi tulemus. Mitte, et me kohe algusest peale viskasime võimaluse ära, et rattateed ei tee, vaid me kaalusime väga palju erinevaid lahendusi ja sellepärast, miks ka see projekti koostamine nii palju aega võttis, see oli kõige viimane vaidluskoht meil arhitektidega, et seda tänavalõiku paremaks saada. Ülejäänud lõik oli juba paigas ja siin me leidsime veel mitmeid erinevaid lahendusi, joonistasime, proovisime ja lihtsalt ei olnud kõigile sobivat lahendust. Et igal juhul liigelda saab
ja ta on ka intelligentselt nii-öelda linnaruumina tajutav. Kuna meie aeg hakkab suhteliselt lõppema, siis teeksime nüüd hästi kiired küsimused ja vastused, et Lauri Kaarel Meri Poska 49 korteriühistust küsib, meid huvitab, mis ulatuses kõnnitee remonti läheb. Mina saan aru, et siis kogu ulatuses on kõnnitee. Projektiga on hõlmatud kogu tänav. Ja kas saaksime sama töö käigus enda majale vee niiskustõkke paigaldada, kuna tänavalt jookseb vesi keldrisse? Kui selle jaoks on projekt olemas, meie töövõtjaga kokku leppida töö tegemise aeg ja meil on tänavaruum nagunii lahti kaevatud ühel hetkel selle koha peal, ei ole üldse probleemi. Et siin siis tasub võtta tõesti meie töövõtjaga ehk siis osaühing RTS infraehitusega ühendust. Siis veel Mihkel Õnnis on küsinud, et Poska 12 maja ees on vana kivimüüri jupp, mida me ka nägime seal paar päeva tagasi, et uus projekt ei näe ette selle lammutamist. Milles seisneb selle rajatise väärtus, et seda maha võtta ei saa? Kõik, mis selle projektiga on säilitatavad, on meie kultuuriväärtuste spetsialistide hinnangul sellised rajatised, mis peavad sinna linnaruumi jääma. Ma tean jah, et seda müürijuppi on nii mitu korda arutatud. Ja. Aga ma ütlen, et iga projekti koostamine on tegelikult kompromisside kunst ja leida need lahendused, et kõigile sobib, seda peaaegu ei ole kunagi võimalik saada. Aga kui on selliseid kultuuri siis esile toovaid rajatisi, siis neid proovitakse säilitada ja millegipärast nende ees seistakse viimase verepiisani. Aga tõesti, kui ta projektis meil siia alles jäi, siis sellel on kindlasti omad põhjused. Nii, siit üks kiire küsimus. See trammiteega lõigu osas veel, et kui see pilt oli ees, kas seal on mõned vanad puud ka, kas need võetakse maha sealt? Trammidee lõigus, et kas sealt võetakse mõned vanad puud maha? Jas, nii palju kui need puud seal olid, need on tõesti, nad on nii rumalasti meil selles koridoris, kus me tahamegi jalakäijatele ruumi juurde anda, et me pidime ohverdama siin selles lõigus, need on pigem siis seal parema poole külje puud, eks ju. Nii, Raivo Videvik küsib, kui pikalt, mitu päeva või mitu kuud ei saa Poska tänaval parkida? Sõltub konkreetsest lõigust, aga sisuliselt kehtib see siis kogu tööde perioodi kohta. Ehk et Poska tänavale me jõudsime töödega veebruarist hakkad see Vesivärava tänava poolt olema. Ja kust hakkavad tekkima esimesed takistused ja põhimõtteliselt kehtib see kuni septembrikuuni mingites lõikudes. Aga kindlasti osad lõigud lähevad hiljem kinni ja osad lõigud nagu avatakse varem. Et ma ei tea, selle etappide skeemi võib-olla me saame ka pärast linnaosaga koos nagu avalikustada, et ütleme küll ette, et see on hinnanguline, et seal võib tulla mingeid muudatusi, millest me teavitame, aga see annab nagu niisuguse suures pildis inimestele aimu. Et mina saan sellest vastusest aru nii, et terves lõigus ei lähe ühe korraga kinni ja ühe korraga lahti, vaid see toimub etapiti vastavalt sellele, mis etapis parasjagu ehitaja oma töövõtja on oma töödega parasjagu on. Ja sellest me siis anname teile teada, vastavad märgid pannakse üles ja tuleb ka informatsioon. Nii, keskelt, jah. Ei. Mingites lõikudes trammiteed... Küsimus enne kui vastus, et kas trammi liiprid võetakse ülesse või mitte? Ei, kogu trammiteed ei võeta ülesse. Trammiteed mingites lõikudes võetakse lahti ja rekonstrueeritakse meie töödega paralleelselt. Aga kogu lõiku ei võeta ülesse. Kogu lõikusega kahe tänava vahel, kahe tänava ei võeta ülesse? Ei. Sellegi põhjus, miks kui seda liigutada, seda trammiteed, siis oleks võimalik seda teha autorada ja jalgratta ja normaalne rada ka. Ei, see tänavaruum ongi nii kitsas, et see trammiliini liigutamine ühtepidi on seotud selle pöörderaadiusega Veitsenbergi tänavalt. Et tramm ei keera väga järsku pööret ja kui tal teha see pööre veel järsemaks, siis ta hakkab lihtsalt liibreid kulutama ja tuleb tihedamalt lahti võtta seda tänavat. Aga see tänavaruum lihtsalt ei võimaldanud ka selle järel, kui nihutada trammi koridori. Et nii või teisiti oleks tekkinud sinna piisavalt ruumi ühele küljele, et anda teistele liiklejagruppidele ruumi. Sellepärast me, nagu ma ütlesin, selles lõigus me nägime kõige rohkem vaeva, et leida kõige optimaalsem lahendus.
seal on tegelikult trammipeatus, aga ma ei tea, Monika vist peab teistele kuulajatele ka seda. Vahepeal läksin diskussiooniks teemal, et kuna sellel trammilõigul on jagatud ruum ja kas oleks võimalik ikkagi viia eraldi koridoridesse jalgrattad ja jalakäijad, et kas on mingi regulatsioon, mis seda takistab? Ja nüüd vastus. No siin tegelikult on veel ka trammipeatus, mis omakorda katkestab selle rattatee, nii et siin ei ole seda head läbivat lahendust ja meil tuleb ratturite liiklemiseks võib-olla leida siin Kadriorus veel mõni teine marsruut, et sellest lõigust siis tõesti saaksimegi rattad päris teisest koridorist läbi sõitma. Mitte, et me tahaks need siit ära jääda, aga lihtsalt selles koridoris ei olnud paremat ruumi. Ja trammipeatust ei olnud ka võimalik ära nihutada, et tekitada sinna läbivat rattarada. Nii, ja viimane küsimus siis veebist Raivo Videvikul, jätku küsimus, mis puudutas enne parkimist, et reeglina paigaldatakse ehitusperioodil ajutised sillad üle ehitatavate trasside. Miks seda Poska tänava ehituse ei kasutata? Kui on vajadus teostatakse. Kus seda on võimalik, aga küsimus on selles, et see Poska tänava kaevatakse trasside rajamisega nii suurelt ülesse, et sinna lihtsalt füüsiliselt ei ole võimalik autoga kuskilt pääseda, et sellest sillast endast ei ole abi, kui see sild viib mitte kuhugi. Ma lihtsalt veel võib-olla niimoodi silmed kujutlemiseks ütlen, et selle toru läbimõõt oli meil vist 1000, eks ju? See on meil sõltuvalt lõikudest 1,2 kuni 1,4 meetrini. Ehk et selleks, et seda toru sinna nüüd kaeviku põhja panna, siis te peate ette kujutama, et see kaeviku põhjalaius on juba laiem kui toru ja need nõlvad tulevad ju üles, eks ole. Saate aru, et sinna tekib selline veetähe kujutis ja piltlikult öeldes on kogu tänava laiuses üks suur kraav. Et seal ei ole mitte niimoodi, et me kaevame 30 cm laiuse sellise nõva ja paigaldame sinna peale silla. Et kui me saame ristisuunalised trassid selliselt rajada, et sinna on sild paigaldatav, siis kindlasti seda ka tehakse, aga lihtsalt need esialgu kõige sügavamad tööd seda ei võimalda, sest me oleme niivõrd sügaval ja torude läbimõõdud on nii suured. Tänavaruum on nii kitsas, et midagi teha ei ole. Ma lisaks veel seda, et tegelikult lisaks sellele kõige sügavamale minevale sadevee kollektorile on seal veel vee- ja kanalisatsioonitorud ja päris suures ulatuses ka gaasitorustik, eks ole, et sinna tuleb enamuses lõigus tuleb niisugune 3-4 toru, millele lisanduvad veel kaablid, et see tänav kaevatakse risti läbi, et seal ei teki sellist vaba nagu ligipääsuruumi, milles silda nagu üle paigutada. Aga igal juhul ei piirata asjata liiklust ja kui vähegi võimalik on liikluskorraldusvahenditega tagada läbivat liiklust, siis seda saab teha. Nii, rohkem meil veebis küsimusi praegusel hetkel ei ole ja ma näen, et meil on veel viimane käsi, et siis viimane küsimus ja siis... Ma saan õigesti aru, see trammirööbate see umbne ots, mis jääb ka alles või see, mis keerab siia teisele poole? Mis tähendab umbne ots? See, kus täna trammi see kohvik saab peatuda. See on õigetiigi kõrval. Poska tänaval on tõesti ka trammil niisugune umbne ots, et kas see jääb alles, oli küsimus? Jah, see on Linnatranspordi aktsiaseltsi soov, sest nendel on teatud pidulikel sündmuste korral soov sinna ikkagi üks kohvik tramm näiteks parkida ja sellepärast jäi see tupik ots alles. Et ei ole perspektiivi, et see trammi ei läheks? Ei, edasiminekut ei ole, see on jah niimoodi läbivalt rassilt trammi kõrvale juhtimiseks, et siis saaks mingil pidulikul sündmusel saaks seal peatuda. Et see viimane mure küsimus oli, et siis see trammitee ummik, et see ei tähenda seda, et sealt hakatakse siis tulevikus ehitama järgmist trammiteed läbi Kadrioru. Vastus oli, et ei. See on jah, pidulikel sündmustel kasutamiseks, et tramm saab korraks peatuda seal. Nii, tundub, et küsimused on saanud vastatud ja ma annaks siis lõpetamiseks võib-olla veel, kui keegi soovib sõna siin, kas töövõtja või siis meie linna poolt tellija poole pealt, et enne kui head teed soovida. Kas keegi soovib veel midagi? Töövõtja kindlasti tahab soovida kõigile meelerahu, et saage meiega hästi hakkama. Me proovime teiega igal juhul kõike jagada, mis meile teada on ja piisavalt sageli. Ja nagu te siis aru saate, et see on see periood, mis on järgmise aasta oktoobrikuuni, saab kindlasti olema ka teie jaoks keeruline, kindlasti keeruline ka meie töövõtja jaoks
aga püüame selle siis üle elada selle eesmärgi nimel, et tegelikult järgmise aasta sügiseks on meil hoopis parem linnaruum. Aitäh tulemast kõigile, aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni! Aitäh!